Kas ma pean, Raigo, kas ma pean alustama otsast peale? Mida? Selge. Siis, no nüüd kuulete veel paremini. Siis vastavalt sellisele uuendusmeelse strateegiale oleks meil teine rääkida täna 3 asjast. Ja esimene puudutab uut äppi või rakendust, mille nimi on M-elu või Melu. Me täpselt ei tea, sellepärast te näete seda täna beta-versioonis ja me sõna otseses mõttes nii teie peal, head ajakirjanikud kui ka partnerid, tahame seda katsetada oma klientide peal ja tõenäoliselt saame selleks turu valmis sügise hakuks. Seda tutvustab teile Toomas Kärner, pärast üks meie laborantidest, aga tema juhib ka meie valdkonda nimega IoT ehk asjade internet. Teiseks on meie klassikalises äris ehk TV-s mitmed uudised ja neid tutvustab meie vanem labori juhataja Karl Anton, kus tema on, siinsamas, läbi presentatsiooni. Ja kolmandaks ja võib-olla kõige põnevamaks uudiseks on meie uus äriideede kiirendi vunk. Me märkame ühiskonnas, et üha rohkem räägitakse, et kõik uuendused tulevad just startupidest ja startup mõtlemisest. Ja ka meie tahame ennast avada startupidele. Ja sellepärast on mul suur rõõm anda hiljem sõna Holger Aljandile, meie juhtkonna liikmele, kes vastutab operaatoräri ja uute äride eest ja tema koos meie väga heade partneritega Garage 42 ja Startup Wiseguysist teeb vungile avapaugu. Nii et ma usun, et labor saab olema põnev ja ma lõpetaks sellise sloganiga, et õhus on uuendusi. Siis Karl, ole hea. Üks, kaks. Tere, minu nimi on Karl ja juhtin Eesti Telekomis televisiooni ja multimeedia valdkonda. Siin peaks olema üks pult, millega neid slaide jõudite ka veel. Kui ma olin 7-aastane, siis käis mu isa esimest korda elu sees Kanadas ja tuli tagasi sealt 2 asja. Üks nendest asjadest oli selline liitrine Coca-Cola tops plastmassist, mille ta McDonaldsis sai. Ja teine nendest asjadest oli VHS-i videomakk. Meil võttis perekonnas aega umbes 3 aastat, et aru saada, kuidas see videomakk toimib, sest need manuaalid ja juhised kõik olid inglise keeles ja see tundus hästi keeruline ja selline uudne asi. Aga kui see 3 aastat mööda läks ja ma 10-seks sain, siis sellel hetkel tuli MTV3-s selline film nagu Commando. Arnold Schwarzenegger, ma ei tea, kas te olete seda näinud või mitte. Ja see oli esimene salvestus, mille meie perekond kunagi tegi. Ma arvan, et ma olen vaadanud seda filmi 250 korda kindlasti. Oli kindlasti mu elus mingisugune periood, kus ma oskasin sõna-sõnalt enamuse sellest filmist kaasa tsiteerida. Ja umbes sellel hetkel, kui ma olin 20-aastane, eks mu isa veel kord välisreisile ja siis ta tõi kaasa sellise asja nagu DVD-mängija. Ja sellise DVD nagu või koos filmiga Jurassic Park. Ja see on nüüd teine film, mida ma olen vaadanud vähemalt 200 korda ja oskan väga-väga suurt osa sellest peast tsiteerida. Ja tegelikult, kuni alles hiljutaseni, ma kasutan ka Elioni salvestusteenust ja seal oli võimalik salvestada 25 erinevat kanalit. Ja kuigi see selektsioon oli seal päris suur ja kõik need põhilised asjad sai sealt ära vaadatud, siis mul endal alati kuidagi nagu tundus, isegi enne seda, kui ma Eesti Telekomiga liitusin, et see teenus on kuidagi nagu poolik. Et ta ei ole päris valmis. Nüüd, tänase päeva seisuga võime öelda, et see teenus on valmis. Ainult Elionis on võimalik salvestada
130 ja isegi rohkem kanalit. On võimalik salvestada sporti, draamat, actionit, uudiseid, muusikaid, absoluutselt kõike. Igal kliendil, kes Elioni salvestusteenust kasutab, on täna rohkem kui 64 000 tundi järelvaatavat materjali. Kokku see võtab ruumi 250 terabaiti, ehk kogu see nii-öelda materjal, mida kliendid meie juures salvestavad, talletada. Ja tegelikult siit me jõuamegi ka natukene niisugusele statistilisele või matemaatilise slaidi juurde, et me näeme, et viimase 1,5 aasta jooksul on salvestuse vaatamine meie klientide seas praktiliselt kahekordistunud. See on üldse televisioonimaailma üks niisuguseid nii-öelda suuremaid ja kiiremini arenevaid trende. Ja sellest me võtame ühe väga-väga lihtsa järelduse, et inimesed tahavad vaadata seda, mida nad tahavad, täpselt siis, kui nad tahavad. Nüüd järgmine samm, mis on olemas ainult Elionis, on võimalus kanaleid ühekaupa noppida ja neid on täna meil rohkem kui 80. Ehk kui me paneme need nii-öelda 2 teenust omavahel kokku, ehk sul on võimalik kõike salvestada ja kõike ükshaaval noppida, siis tegelikult tekib sellest kliendi jaoks täiesti niisugune nii-öelda nagu uudne kogemus ja uudne teenuse kontseptsioon. Ja see tähendab seda, et me liigume juba selle TV-vaate või selle TV-teenusega väga niisuguseks nii-öelda personaalseks kätte ära. Jah, kui siin klienti huvitab näiteks ainult jalgpall, siis tal ei ole vaja võtta kogu spordipaketti, vaid ta saab valida ainult jalgpalli kanali. Ja samamoodi, kui see salvestusteenus on olemas, siis on võimalik sealt nii-öelda ajas tagasi liikuda ja kõiki neid matše uuesti vaadata või neid ilusaid väravaid või mis iganes hetki klient soovib. Kogu see nii-öelda personaalne lähenemine ja nende nii-öelda nagu personaalsete võimaluste pakkumine klientideni tegelikult tasapisi peegeldub ka meie nii-öelda äriprotsessides. Ja kuigi nüüd see uuenenud telekava ei ole kõige uuem asi, mis meil täna klientidel on, see on siin niisugune poolteist kuud võib-olla juba turul olnud, siis see protsess, kuidas see telekava sündis, on vähemalt televisiooni valdkonna jaoks uus. Ehk me iseenesest see telekava teenus on olnud olemas juba NutiTV algusest, ehk peaaegu 10 aastat. Küll aga me teadsime seda klientide tagasidest, et seda oli hästi ebamugav kasutada. Ja selleks, et see asi lihtsamaks ja mugavamaks teha, me tegime valmis 4 erinevat prototüüpi, viisime need meie klientideni ja küsisime nende käest, et mis teile meeldib ja mis ei meeldi. Mis on selle lahenduse juures hästi ja mis halvasti. Ja selle tulemusena me olemegi saanud valmis selle uue lahenduse, mida me siin ees näeme. See samane nii-öelda nagu kliendile lähedale minemine ja personaalne suhtlemine nendega tegelikult ei ole omane ainult televisiooni valdkonnal. See on tegelikult omane ka täna juba kõikides teistes ärivaldkondades ja tänani seni on väga kindel ja konkreetne suund, et samamoodi me jätkame. See telekava lihtsalt oli üks asi, mis hästi välja tuli ja see andis meile, ja tegelikult sai klientide käest väga-väga positiivse tagasiside. Ja see on andnud väga niisuguse nagu hea energia meie arendusmeeskonnale, ehk see lähenemine, et me klientide käest neid asju küsime, jääb kindlasti meil veel kestva. ...2012. aastal tegi Eesti Telekom koostöös Samsungiga innovatsiooni. Töötati välja esimene IPTV lahendus koos kõikide teenuste ja kõikide feature'itega, mis töötas ilma digiboksita. Nagu innovatsiooniga ikka on need teenused ja lahendused tihti natukene oma ajast ees. 3 aastat tagasi olid teleritootjad väga selgelt riistvara äris ja keskenduti sellele, kuidas nii-öelda teha võimalikult hea telekas.
mul on hea meel öelda, et selle nii-öelda Samsungiga alustatud projekti raames on tegelikult tänaseks päevaks suured teletootjad liikunud sinna, et nad oskavad ka tegelikult päris hästi juba tarkvara teha. Ja hea näide sellest, et üks nii-öelda suur konglomeraat ja riistvaratootja suudab ka väga hästi tarkvara teha, on siin minu paremal käel. See on uus LG rakendus, mis läheb poolavaliku beta testi selle nädala reedel. Ta töötab või ta erineb nii-öelda tavapärasest lahendusest selle poolest, et siin ei ole digiboksi lahendust, vaid see nii-öelda internetikaabel tuleb otse telekasse. Teenus on identne sellele, mis sa digiboksi pealt saad. Ja tegelikult nii-öelda nagu selle viimase 3 aasta või nii-öelda aja jooksul, millal siis Samsungiga see koostöö alustati ja millal me nüüd nii-öelda LG-ga järgmise sammu teeme, on muutunud väga palju. Nagu ma juba mainisin, et Connected TV ehk siis valdkond on teresse saanud nii-öelda eraldi segmendiks. Ja vanadest nii-öelda tarkvaratootjatest või riistvaratootjatest on täna saanud tarkvaratootjad. Kui me võrdleme nii-öelda varasemalt tehtud lahendusi ja tänast LG lahendust, siis seal nii-öelda on 2 väga suurt erinevust, mis tõestavad seda, et tulevikusuund on nende nii-öelda ilma digiboksita lahenduste teema. Üks ja esimene on see, et nii LG-l kui Samsungil kui ka teistel suurematel teletootjatel jookseb täna see nii-öelda või need uued lahendused samal platvormil. LG puhul on selleks WebOS, Samsungi puhul peatselt välja tulev Tizen. Kui varasemalt neid telereid toodeti selliselt, et iga seeriamudeliga igal aastal tulid uued ja uued platvormid juurde ja situatsioon nii-öelda tarkvaraarendajate ehk siis nii-öelda näiteks Eesti Telekomi jaoks on paari aastaga see, et sul on kuni, ma ei tea, 10 erinevat platvormi, kuhu seda tarkvara arendada, siis see on väga muutunud. Ehk täna on kõikidel suurtel tegijatel üks universaalne tarkvara, mis katab kõik mudelid. Teine väga oluline ja suur muudatus, mis selle viimase paari aastaga toimunud, on see, et suletud arhitektuurid on nüüd avatud arhitektuurid. Ehk kui veel mõned aastad tagasi tarkvaraarendajad, nagu näiteks Eesti Telekom, aga ka YouTube, Spotify ja nii edasi, kes need nii-öelda Smart TV-de rakendusi tegid, tahtsid uuendada oma tarkvara, siis tuli see anda sellele teleritootjale ja üle ja oodata, millal, kuidas ja mismoodi nad selle asja sinna üles panevad. Ja see võttis kõik väga kaua aega ja loomulikult sellega kaasneb siis nii-öelda nagu see teenuse kvaliteedi natukene kõikumine. Siis see tänane lähenemine on väga konkreetselt sinna suunda, et kõik need tarkvarad on arhitektuuriliselt ehitatud lahtiselt. Ehk meil on võimalik ise sinna otse ja kohe juurde saada, ehk nii näiteks kui meie või samamoodi nagu enne mainitud YouTube, Spotify või teised oma tarkvara uuendavad, siis nad saavad sinna otse kohe ligi, kui seal on mingisugune mure, on võimalik see kohe ära parandada. Ehk see protsess on läinud väga-väga palju kiiremaks. Üks paralleel, mis siia tuua võib, on võib-olla see, et kui niisugune nii-öelda riistvara tootja teeb oma uuendusi võib-olla 2-3 korda aastas, siis see tarkvara tootja, ehk näiteks nagu meie TV vaates, teeme neid uuendusi praktiliselt iga nädal. Ja tulenevalt sellest see muudab tegelikult väga palju, kas me peame ootama selle järgi, et see tarkvara sinna kellegi poolt pannakse või me saame sellele ise ligi. Ma jään veel ise siia ja hea meelega tutvustan ja näitan kõikidele huvilistele selle LG teleka rakendust. Seal on veel üks uudne ja äge funktsionaalsus juures nagu Magic Remote, ehk siis nii-öelda on võimalik hiirega üle ekraani seda Elioni nutitv rakendust juhtida. Kui teil on küsimusi, vastan neile samuti hea meelega. Aga järgmiseks palun ma lavale Holgeri, kes siis tuleb ja räägib uutest äridest. Aitäh!
Aitäh, tere ka minu poolt, mina olen siis Holger ja vean Telekomis uusi ärisid ja olen siin täna selleks, et avada teile meie uut initsiatiivi, mis peaks sümboliseerima see uks siin ja selle ukse avanemisega peaks selle suure pauguga siis avama. Aitäh turundusele väga ilusa klipi eest! Ja ega siin muud keerulisemat ei olegi, asi on tegelikult väga lihtne, see peakski sümboliseerima seda, et Telekom tegelikult täna avab oma siis esimese ukse võib-olla startup-maailma ja sellise initsiatiiviga, nagu selleks on Vunk. Ja mis see Vunk on? Vunk on sisuliselt meie jaoks nagu, võiks öelda isegi spin-off või selline väike rakuke meie organisatsioonis, mis siis loob silla startup-maailma ja meie enda töötajate vahel. Ja mida me tahame sellega saavutada, ongi see, et käivitada oma organisatsiooni sees inimesi, ideid, ettevõtlikkust ja kõike seda, mis muudaks meie organisatsiooni rohkem kiiremaks, paindlikumaks ja jätkusuutlikumaks pikemas perspektiivis. Ja teiselt poolt siis nii-öelda kaasama väljast partnereid, on need startupid, suuremad väiksed ideed ja organisatsioonid, millega luua väärtust Telekomi kliendile, luua väärtust meie töötajatele, luua väärtust startupile ja tegelikult kogu sellele nii-öelda ühiskonnale, mis on telko ümber meil täna päris suur. Ja paari sõnaga siis detailsemalt, et kuidas me seda plaanime teha, et tema ellukutsutus on tegelikult startup vaates ja partnerite vaates just see, et me avame nii-öelda oma turu ligipääsu, ütleme siis sellele, mis startup maailmas on just kõige võib-olla suurem probleem ja takistus alati, kust saada kliente, kuidas saada ligi erinevatele sihtgruppidele, kuidas oma äri skaleerida. Ja teiselt poolt meile annab see olulise väärtuse, et me saame oma klientidele mingit uut väärtust, me saame luua mingisugust uusi võimalusi ja areneda üheskoos. Et see on siis nii-öelda see väärtuspakkumine tegelikult sellel üritusel ja kogu sellel organisatsioonil. Ja siin on, nagu ma ütlesin, 3 sihtgruppi, et me kõik oleme siin nagu võrdväärsetena huvigrupis sees, on need siis startupid, kes tahavad saada nii-öelda kiiret turuligipääsu, Telekom ise, kes tahab luua väärtust oma klientidele ja arendada oma teenuseid kiiremini, kui ta täna seda on teinud, ja meie enda töötajad. Et lõpuks meie enda töötajad on need, kes määravad meie organisatsiooni paindlikkuse, kiiruse, väärtuse ja see, mida kliendid tunnetavad. Et see on kindlasti ka üks oluline väärtus. Ja see Vunk siis koosneb, ühelt poolt on ta siis nii-öelda tehnoloogialabor, võiks öelda, või ta ei olegi nii väga tehnoloogialabor, kui ta lihtsalt on äri-innovatsioonilabor, siis üks oluline komponent ongi siis see kiirendiprogramm, kus me siis kaasame väga süstemaatiliselt koos partneritega Garage48 ja Startup BuySkys juba läbi töötatud mudelite alusel, kuidas ideedest saavad ärid. Et väga klassikalisel juba tõestatud mudelitel, kuidas me startup'i üles ehitame, asjad võib-olla, millest Telekom on olnud natukene kauged ja millest tulevadki appi meie head partnerid ja selle võimaluse loovad. Ette on pandud ka erinevad teemad, kus me võib-olla täna kõige kiiremat arengut otsime, nagu mainitud siin, Toomas Kärner, meil IoT pealik, ongi ka väga huvitatud kogu sellest üritusest, et kuidas saada just rohkem väärtust sellele sõnakõlksule Internet of Things, et ja reaalselt nagu kliendi tunnetuslikke lahendusi, ärisid, et sinna nagu üles ehitada reaalset väärtust. Ja teiselt poolt siis pakume tõesti vastu tegelikku väärtust ka startupile, ehk siis seesama segmenteerimine, sest et selle startupile, et kui tal tuleb mingi idee, kuidas ta jõuab selle kliendini, mis on tema segmendid, kuidas ta sinna nii-öelda reaalselt kohale viia. Teiselt poolt toetades seda ka tehnoloogiliselt mingisuguste konkreetsete appidega, et siis saada ligi näiteks, kuidas oma teenust maksustada, kas on seal mingisugused autentimisküsimused alati, et kuidas sa tuvastad oma klienti,
kuidas sa võib-olla mingit teatud juhul kasutad asukohta või mingisuguseid muid kriteeriumeid. Et need on siis tulevad meie nii-öelda Garage 48 üritusel reaalselt siis katsetamiseks. Siis loomulikult koostöös jällegi heade partneritega meie enda mentorid, Garage'ilt mentorid, Startup Icecasei mentorid, kõik need, kes on siin maailmas olnud juba väga kaua, tegevad ja teavad, millele tähelepanu juhtida ja kuidas täpselt jõuda võimalikult kiiresti soovitud tulemuseni. Ja ei puudu siit ka loomulikult rahaline panus, sest et iga sellise arenduse ja tegevuse juures on vaja mingisugust kapitali ja teadagi startupid töötavad alguses väga nii-öelda piiratud ressursiga, siis kindlasti aitab Telekom siin ka just selle programmi raames, et need ideed kiiresti edasi arendada. Ja lisaks partneritest veel rääkida, siis kui see üritus jõuab oma nii-öelda grand finaaleni ja ongi loodud mingisugune uus startup või mingi uus äri, siis on meil ka Estban, kes on Estonian Business Angels Network, ehk siis äriinglite nii-öelda ühing, kes ootab väga ka enda foorumisse startup'e tulla pitchima ja tegelikult leida ka selline jätkusuutlik kasv sellele startup'ist. Teadagi, kõik ideed võtavad väga kaua aega, enne kui nendest kuskile mingisugune reaalväärtus nii-öelda tekib ja neid ärimudelid võib-olla vahetatakse seal tihti mitu korda, enne kui see kuskile jõuab. Ja seal on väga suur väärtus just nendel mentoritel ja sellel pikemas vaates ka, et see ei ole ainult see ei lõppe ainult selle programmiga, et see võib minna koostöös Telekomiga edasi, see võib minna Startup Icecasei järgmisse näiteks kiirendiprogrammi, see võib minna järgmistel Garage'i üritustele, see võib minna sinna Estbani, et kõik need partnerid on meil siin juures ja tagavad selle nii-öelda pikema vaate ka. Ja kogu protsess on meil väga konkreetne juba paigas, üle suve toimuvad meil ID-garaažid, kus me siis kaasame oma töötajad, partnerid, startupid, käime läbi nii-öelda kogu need mudelite poole, teoreetilise poole, räägime, kuidas me neid asju teeme, kuidas neid asju tehakse kõige paremini, eelkõige siin just jälle rõhk partneritel, Startup Icecasei ja Garage, et läbi mängida need nii-öelda eeldused ja eeltöö, millega me jõuame siis Garage'i ürituseni, milleks on siis Vunk Garage 48, et just brändida seda ka koostöös, et see on selgelt juba teada, tuntud mudel, millega me nii-öelda kaasas oleme. See toimub siis 28 kuni 30 august, sealt siis hinnanguliselt 5 tiimi välja valitult lähevad järgmisse 3-nädalasse programmi, kus lüüakse asjad veel konkreetsemaks ja kandilisemaks, vaadatakse, kas tiimid töötavad hästi kokku ja sealt siis nii-öelda need top 2 tiimi lähevad reaalselt siis sinna Startup Icecasei kiirendi programmi ja selle tulemuseks on siis 23. oktoober ka Demo Day, nagu juba kombeks on saanud, kus siis võivad osaleda erinevad investorid ja pitchitakse nii-öelda nii Telekomile tegelikult, Telekomi juhtkonnale, kui ka investoritele, et see saaks nii-öelda reaalsuseks. Mentoristest rääkisin juba ja nüüd olekski tegelikult õige aeg kutsuda lavale ka meie head partnerid ja Ragnar ja Marju ja kõigepealt siis palun, Ragnar Garage'ist. Aitäh! Mis meil on vaja? Tervist, et mina Ragnar, üks Garage'i asutajatest, et kes ei tea, mis on Garage, siis ma 2 sõnaga kõigepealt alustan, et me 5 aastat tagasi tegime esimese ürituse Tallinnas ja idee oli lihtne, et selle taga on ettevõtjad, kes teadsid, et me tahame näidata, kui lihtne on teha esimesed sammud startup maailmas. Selleks on vaja lihtsalt häid inimesi, ideed ja 48 tundi. Ja tänaseks me oleme teinud üle 50 erineva ürituse, me oleme sellelt ürituselt saanud alguse 10 startup'e, kes täna juba tegelikult kas siis on tõstnud raha või teevad reaalselt käivet. Ja huvitaval kombel tegelikult see koostöö nüüd Garage'il ei ole esimene kord, kus me teeme Telekomi ettevõtetega. Ja üks huvitav fakt, et 2011 oli meil partner Elion. Elionis oli meie partner või ütleme kontaktisik Martin Rand, kes tuli üritusel lihtsalt vaatama, et mis üritus see on. Ja talle see nii väga meeldis, et ühines ühe tiimiga ja tänaseks on see startup väga edukas, selle nimi on Vitafields, mis on nagu näide ärevusest sellest, et ettevõtlik inimese kunagi ei tea, kus sa leiad neid. Ja Garage haaras ta kohe endasse. Tal ei olnud plaani tulla sinna nagu osalema, ta tuli aitama, aga tänaseks on tegemist ühe Eesti top
ütleme, startup'iga, mis tegeleb põllumajanduse probleemidega. Nii et selles mõttes ma olen nagu väga happy, et me teeme sellist koostööd, kuna põhimõtteliselt tänu sellisele nagu toele on nendel tiimidel, kes hakkavad garaaži raames neid asju nagu välja töötama, palju suurem võimalus ellu jääda. Esiteks on see sama asi, et erinevalt tavalisest garaažist on meil eelüritused. Ja nende eelüritustega me tegelikult aitame esiteks seda, et mis ideed sa teed, et inimesed võimalikult palju ettevalmistuseks teeksid hästi palju nagu seda taustauuringut. Teine asi, et kui sa lähed nüüd reedel nagu lavale, et siis sa tegelikult suudaks nagu veendagi inimesi, et see on väärt idee, sa leiksid nagu tiimi. Ja ma usun, et selline toetus tuntavalt võib tõsta nende ideede nagu võimalust ja nende tiimide võimalust hiljem ellu jääda, sest et mis siin salata, startup maailm on väga karm, tavaliselt 10 startupist 9 ühel või teisel moel selle tiimi ajaks osutub ebaedukaks. Samas on jällegi see küsimus, et seesama kogemus hiljem võib tuua jällegi nagu võimaluse olla järgmise ideega edukam. Ja mis siin salata, et kogu telekommunikatsioonimaailm, ma arvan, vajab ka nagu üha rohkem innovatsiooni. Seal on kindlasti erinevaid nurki, mida inimesed, kes täna töötavad telekommunikatsioonis, teavad. Ma võin nagu võtta nagu mürki, et arendajad ei tea mitte midagi sellistest asjadest. Tihtipeale juhtubki see, et arendaja oma nurgas mõtleb, et teeks midagi sinna, aga see võib nagu osutuda suhteliselt nagu kiiresti nagu läbikukkunuks. Et ma usun, et meil on väga palju head keemiat sellesse projekti sisse programmeeritud selleks, et sa tuleks välja toredaid, vahvaid lahendusi ja tiime. Ja mis siin salata, praegusel hetkel ju jätkuvalt on Eesti maailmakaardid oma sellele, et meid kunagi sai alguse ka üks telekommunikatsiooniettevõte, tõsi, kui see oli Skype. Ja paljud Skype'i arendajad muide täna nagu otsivad niimoodi, et tahaks midagi teha, tahaks nagu teha jälle järjekordset asja, mis nagu muudab maailma. Need on juba erinevaid tiime tekkinud, aga ma usun, et ka nagu konkreetselt need teemad, millele me suuname oma fookuse, et seal on kindlasti palju võimalusi, kuidas minna, teha ja nagu leida nagu kliente. Et selles mõttes nagu garaaži poolt me oleme tõesti nagu huviga ootame seda koostööd ja esimene üritus on meil juba vähem kui, või tegelikult täpselt 8 päeva pärast. Ja läbi selle nagu 3 kuu ma usun ka, et juba tegelikult täna on meilt juba küsitud, et kui ma mainisin mingisugustele arendajatele, et nüüd tuleb, väga hea, me tuleme juba oma ideega kohale, hakkame juba ette mõtlema. Nii et selles nagu koostöös on palju unikaalset nagu sellist nagu DNA-d ja miksi. Ja teiseks nagu mul on ka väga hea meel, et kui me nagu seekord nagu, meil on pikk ettevalmistusaeg, aga mul on hea meel, et kui üritus läbi saab, et see asi ei lõppe läbi, siis tihtipeale, mida me oleme tundnud garaažis, on see, et tuleb välja toredad tiimid, mis saab edasi. Et nad tegelikult vajavad seda push'i tuge ka peale üritust, sest et 48 tundi on väga lühike aeg. Sa saad teha nagu oma prototüübi valmis, sa saad testida ära tiimi, aga see on nagu kõigest üks suur algus. Ja selles mõttes on meil nagu, ja tihtipeale tunnemegi ka nagu garaaž 48-ga, et meie fookus on tuua inimesed kohale nädalavahetuseks. Me saame mingil määral aidata, mis saab edasi, aga tihtipeale jäävad meie käed nagu lühikeseks. Nii et mul on nagu super hea meel, et sellesse kontseptsiooni oleme võtnud nagu partnerid juurde. Ja ma arvangi, et mul on nüüd hea meel anda võimalus siia lavale tulla Wiseguys esindajal, kes räägib, mis saab peale garaaži üritust. Aitäh! Aitäh, Ragnar! Minu nimi on Marju ja mul on väga hea meel täna siin esindada siis Startup Wiseguysi kiirendit. Ma mainiks veel ära, et Vitalfeeds on tegelikult Startup Wiseguysi esimesest programmist välja tulnud startup. Nii. Ma räägiks väga lühidalt 2 asjast. Esiteks, mida Startup Wiseguys kiirendi teeb igapäevaselt ja teiseks, mis on siis meie täpsem roll Vungi kiirendis. Startup Wiseguys siis asutati 2012 aastal ja tänase hetkeni oleme siis läbi viinud 5 programmi. Programmist on läbi käinud 43 idufirmat, alustavat ettevõtet, tegelikult siis üle terve maailma. Ning programm ise siis on põhimõtteliselt 3+1 kuuline programm, kus siis, mis on suunatud business to business ehk siis ettevõttele ärimudeli
tarkvara idufirmadele, ehk me oleme tegelikult väga spetsialiseerunud. Siis selle programmi jooksul on nii-öelda iga kuu on siis ära jaotatud väga nii-öelda fookusteemadeks, mis on esiteks siis toote ja klientide valideerimine, teiseks on väga spetsiifiline siis nii-öelda business to business müügistrateegia ning kolmandaks siis investeeringute planeerimine ja valmisolek. Ja kõike seda programmi me teeme koostöös meie partneritega, mis siis koosneb rahvusvahelistest mentoritest, investorite, valdkonna ekspertidest, eelkõige siis USA, UK ja ka teistest Euroopa riikidest. Ja Startup Wiseguys ise investeerib siis oma portfoolio ettevõtetesse programmi sisenedes, pluss ka siis jätkuinvesteeringud. Ja nüüd ma räägiks siis täpsemalt meie Startup Wiseguysi rollist Vungi kiirendis. Peale eelüritusi ja peale häkatoni selleks hetkeks siis valitakse välja 5 meeskonda, kes tulevad siis nii-öelda eelkiirendisse, see kestab 3 nädalat ja koos siis Startup Wiseguysi mentoritega toimub aktiivne mentordamine ja pakume ka siis nii-öelda ühist startup kontoripinda, kus siis luuakse selline startup community, mis on väga oluline. Ning kõige väga oluline siinkohal on ka see, et need tiimid, siis uued tiimid saavad fokusseerida sellele uue idee arendamisele. Ja teine etapp siis selles on, kus siis nii-öelda 2 finalisti meeskonda jõuavad, on siis Vung kiirendi, mis on 4-nädalane väga intensiivne programm, mis siis koosneb samamoodi väga intensiivsest mentordamisest, nii Startup Wiseguysi sisesed kui ka välised Eesti Telekomi ja Garage 48 mentorid. Lisaks siis valmistume ette ka nii-öelda kohtumised investoritega ja nii-öelda pitching valmidus. Ja nagu ka mainitud Holgeri poolt, et siis Eesti Telekom siis ka investeerib nendesse 2 meeskonda. Ja lõpetuseks siis väga lühidalt räägin ka ära need fookusteemad, mis siis selle 4 nädala jooksul hakkab juhtuma. Kiirendprogramm ise siis toimub 28. september kuni 23. oktoober ja esimene nädal on siis sinna sissejuhatusnädal, kus fokusseeritakse meeskonna arendamisele, pannakse paika täpsed meeskonna rollid, vastutus nii-öelda valdkonnad. Teiseks hakatakse väga spetsiifiliselt ärimudelit arendama, ehk siis detailselt analüüsima turundusjaotuskanaleid, partnerite võrgustikku ja nii edasi. Ja kolmandaks algab ka tegelikult toote ja turu valideerimisprotsess, ehk siis, mis on nii-öelda väga oluline leida siis tootele ka vastav turg ja seda kohandada. Teine nädal fokusseerib siis äri arendamisele, kus siis juba detailsemalt ja süvenevalt meeskonnad defineerivad enda jaoks olulised sihtturud ja analüüsivad neid detailsemalt. Ning samuti hakatakse siis planeerima, ette valmistama nii-öelda siis investoritega suhtluseks ja nii-öelda pitching ettevalmistus. Ja 3. nädal on fokusseeritud tootearendusele, ehk siis esimese nädala juba esimesed testimised klientidega võetakse siin arvesse ja nii-öelda seda toodet siis arendatakse ja kohandatakse. Ning 4. nädal on siis fokusseeritud investeeringuteks, nagu juba mainitud. Samuti väga oluline on siin siis presenteerimisoskused, et müüa oma seda äriideed nii kliendile, nii partnerile kui ka investoritele. Ja kõik see nii-öelda Vung kiirendi lõpeb siis minitemapäevaga, nagu kiirendites tavaks, kus siis need meeskonnad nii-öelda presenteerivad oma ideed. Ja loomulikult need 2 finalisti peaksid olema selles faasis,
et nad oleksid ka võimelised veel kandideerima siis meie järgmisse kiirendiprogrammi, mis algab siis jaanuar 2016. Aga minu poolt on kõik, soovin kõigile väga innovaatilisi ideid ning kui on küsimusi, siis vastan hea meelega. Aitäh!